palun võtta istet kõigil. Suu tühjaks. Nii, tere lugupeetud volinikud, linnavalitsus, külalised. Alustame Elva linnavolikogu erakorralise istungi 27. juuli 2015. Meil on täna päevakorras 8 päevakorrapunkti. Aga enne kui me tegelikult päevakorrapunkti asume, meil on üks külaline, kes on Elva linnavalitsuse poolt valvatud loovkeskuse projektijuhiks Raul Oreskin, kes teeb meil umbes 10-15 minutilise ettekande Elva loovkeskusest, selle mõttest, arengust, selle ideest, kontseptsioonist ja pärast meil on kõigil võimalik Raul Oreskinilt küsida siis küsimusi konkreetse objekti kohta. Aga palun. Korraks tõusub ühte kõik me näevad ära ka, natuke räägin ka enda taustast, et olen siis loomemajandusega kokku puutunud alates aastast 2006 kultuurikorralduse ja kultuuri administreerimisega kogu elu, aga just loomemajandusega aastast 2006, kui Tartu linnavalitsuses siis käivitus uus protsess uue kultuuri arengukava koostamiseks ja siis ühe sellise teemana puudutas üles ka loomemajandus, et otsiti siis tollal kultuurile ka lisasissetulekuallikaid ja rohkem näinud palju reisinud inimesed siis juba teadsid ka loomemajandusest ja nendest uutest trendidest maailmas ja tuli siis selliseks üheks tegevussuunaks kultuuri arengukavasse ka loomemajandus, mille väljundina siis tegelikult 3 aastat hiljem asutati ka Tartusse loomemajanduskeskus. Ja kuna mina seda töögruppi sattusin tollal juhtima, siis oli väga loomulik, et ma kuidagi ka tegin siis sellise ideepüstituse, milline võiks olla Tartus loomemajanduskeskus, mis teenused seal peaksid olema, et nad vastaksid Tartu loojate vajadustele. Ja siis kui 2009 see sihtasutus loomemajanduskeskus loodi Tartusse, asusin ka seda siis juhtima. Ja kui Elvalinn otsis siis oma kultuurimajale sellist uut värsket väljundit ja vaadates siis ka, mis siis kõlvad erinevatest meetmetest täna on turule tulemas, et siis kust on võimalik ka selle kultuurikeskuse jaoks lisaraha taotleda, siis abilinnapea Marika Saar kutsus mind ja Külli Hansenit, kes on ka minu hea kolleeg olnud loomemajanduspäevil Tartus siis konsultantiks ja ekspertiks, et siis panna kokku Elva loovkeskuse, loomemajanduskeskuse projekti kontseptsioon ja küsida Siseministeeriumisse rakendamiseks ja toetust. Hästi põgusalt peatuma natuke paari slaidil üldisemalt kultuuri rollile siis ühe või teise konkreetse paiga suhtes, et ma olen harjunud, et kultuur on nagu üks mingi valdkond, mis reeglina vajab ainult sisendit, raha, et seda nagu toimida, aga tegelikult on kultuuril väga võimas instrument tegelikult elavada ettevõtlust, meeldida piirkonda turiste, meeldida piirkonda talente ja tegelikult panna see piirkond elama. Ja mujal maailmas on näitud väga palju, kus tänu kultuurile ja loomemajandusele kuidas tänu piirkonnad taas käivitada ja uue elule turgutada. Et Eestis võib mõned juba välja tuua, et näiteks Viinis on täiesti ülimaa ja ühe hetkel siis tänu ühele misantroobile tekkis kunstimuuseum, suveteater, selle kõrval võib olla siis majutus, toitlustus, tekkisid töökohad, ettevõtlus, turism, et tegelikult läbi sellise kultuurilise sisendist võtab terve piirkond elule sütitada. Mooste on ka üks imeväike vald, ma isegi jään vastuse võrgu praegu oli see elamik, aga ma arvan, see on kuskil 100 ringis ja tänu sellise kunstiresidentuurile, mõisale, käsitöökodadele, mis seal käima lükatud, on siis tänaseks välja kujunenud terve selline mitte ainult loojate kollektiivne keskkond, vaid tegelikult ka turistidele lemmikpaik ja Lõuna-Eesti külastajale kindlasti üks koht, kus peatuda. Ja ka läbi seminaride teenuste käsitöökodade on siis tegelikult saadud sisend ettevõtlusesse, on tekkinud ainult majutus, toitlustus ja see kõik turgutada kohaliku piirkonna töökohtadele. Ja Naissaar võib-olla see on küll ainuke neist, mis on väga projektipõhine, et tõesti toimib ainult Narni festivali ajal, aga siis tegelikult tuleb sinna väga palju turiste ja jällegi, et kindlasti pakutavad lisateenused aitavad sellele piirkonnal siis ka majanduslikult paremini toimida tulla, kas või siis mingil ühel väiksel perioodil. Aga kui oskuslikult seda majandada siis ja juhtida neid kultuurisisendeid, siis tegelikult on
jah, nagu ma korra mainisin, et siis loomeinimestel on tõesti see võime, et muuta piirkondi atraktiivsemaks ja anda selliste piirkondadele värvi ja näiteks Soomes on vanu tehaseid lausa väga strateegiliselt ühe mudeli järgi nagu taasasustatud, et kui üks suur tühi tehas, näiteks see Tampere tekstiilitehas, mis on siin paremal pildil üleval näha, mis peale siis majanduslangust tühjaks jäi, suured hooned, tehashooned, siis koos linna, erasektori ja kolmanda sektoriga väga strateegiliselt siis need asustati uuesti. Esimestele korrustele pandi kunstlik ateljeed, väiksed töökojad, kauplused, kohvikud tööle, teistele kolmandale korrustele siis juba toodi sinna lisafunktsioone, raamatukogud, ülikoolide mingid väiksed harud ja siis juba kolmas, neljas korrus juba siis läksid juba kontseptsiooni alusel tööle korterid, kontorid, mis siis juba tegelikult lõika kogu sellele piirkonnale uuesti raha sisse. Väga samal põhimõttel on Telliskivi loomelinnad Tallinnas üles töötatud ja täiesti erasektori baasil, ühegi avaliku sektori eurota, kus samuti vana räämas tõesti väga telliskivine ja mitteatraktiivne keskkond on täna üks popimaks ja trendikamaks keskkonnaks välja arendatud, kus eelmisel suvel ühe katuse platsile toimus lausa konkurss, et kes siis saada kohviku pindadest seal avanes suurepärane vaade nii vanalinnale, kalamajale kui ka 8 raudteele. Nii et tegelikult on võimalik läbi kunstnike loojate piirkondale uus elu tekitada küll. Ja tegelikult Tartu Loomemajandus on omamoodi selline näide, et kui 2009 sihtasutus asutati Tartu linna poolt, siis tegelikult üks sellest hoonetest nägi välja selline, mis siin vasakul pool pildil oli näha, kogu see pargiala nägi samuti välja räämas tõssa kasvanud ja küll tollal jah, Tartu õnneks avanesid väga õiged meetmed selleks, et siis need hooned korda saada, aga siiski eeskätt läbi tänu sellele kontseptsioonile nende inimestele, kes sinna selle piirkonda nende majade ja hoonete ümber koondusid, tänu sellele sai siis kiiresti hooned sidustatud loojate poolt toodud ettevõtetega ja tänaseks selles piirkonnas saab igapäevaselt tööd juba ligi 200 inimest. Töökohad on loodud väikeettevõtete, loovettevõtete poolt ja selles piirkonnas käib igapäevaselt 500, mõnel heapäevaga kuni 1000 inimest, sõltub, kas on see mingi konkreetne üritus või konverentseminar toimumas. Ja kui natuke vaadata Tartu mudelit praegu finantsilises plaanis, siis need on need aastaarvud, kui mina seal tegutsesin, ei oska praegu nagu järgmiste kohta täpsemalt öelda, aga aasta 2009–2012 Tartu linn siis panustas sellest keskkonda 3 miljonit eurot nii investeeringute poole pealt kui tegevustoetuse poole pealt. Vaadata, mida linn vastu on saanud, siis näiteks Kalevi tänav, kus need hooned asusid, ta oli tegelikult kesklinnast pisut väljast ära, seal võimalik linna korraldada parkimistasusid, siis oli atraktiivne keskkond, seal on kohvikud, toitlustuskohad, ettevõtted, teenusepakkujad, toimuvad konverentsid, seminarid, üritused, siis uusi töökohti aastast 2012 oli ainult sihtasutuses 7,5 tänu nende projektidele, mis aitasid neid töökohti luua. Uusi ettevõtteid aastast 2012 oli 30, tänaseks on juba rohkem. Neist töötajad oli 72, kes omakorda kõik tegelikult maksid makse ja neist midagi tegelikult tuleb tagasi ainult linnale. Ja projektirahade ja investeeringutega siis toodi linnale juurde ligi 1,2 miljonit eurot, mis kõik tegelikult panustasid sellesse kinnisvara arengusse, nii et isegi kui hetkel linn mingi põhjusel peaks otsustama, et loomemajandus Tartusse pole vaja, on tänaseks need hooned korras ja neil hoopis teine väärtus kui aastal 2009, mille oli räämas. Ja võib-olla veel, et nii palju, et on natuke see seotud Sõlva linnaga, et tol hetkel oli ju Tartu linnaga Urmas Kruuse, kes on Sõlvast pärit, see on vähemalt siin elanud. Ja siin linnapea ja Urmas Kruuse oli esimene inimene, kes seda ideed ei usku, kui meie läksime kultuuriosakonnast rääkima loomemajanduskeskusest, loomemajandusest ja sellest, kuidas läbi kultuuri on võimalik tegelikult lisaraha tuua nii kultuurivaldkonda kui linnale.
ja tollal ma mäletan, et volikogu oli Tartus väga skeptiline, aga Urmas Kruuse oli mees, kes uskus seda, läks volikogusse, kaitses ära selle projekti ja tegelikult 2009 aastal, kui linna eelarve kukkus päris oluliselt, leidis linn ikkagi selle seemne raha 30 000 eurot, mis liiklustusele käivitamiseks tollal anti ja 2012, kui need numbrid oli juba kokku löödud, ei kahelnud enam ükski volikogu liige, et see oli tegelikult väga kasulik investeering linnale. Aga natuke siis Elva potentsiaalist, ma olen pisut siin erinevate inimestega kohtunud, koostööd teinud Leedoga, kultuurikeskusega, kohaliku Marka on näidanud väga palju erinevaid ümarlaudu kokku kutsuda. Ma olen kohtunud erinevate sihtgruppidega ja teinud alles esmase kaardistuse. Praegu on näinud Elva potentsiaaliks on väga laialt aastaselt selline kindlasti see Elva aedlinn, aiandus, kogu selle aiandusega seotud ettevõtluse pool, mida oleks võimalik siin käivitada. Loomulikult see maastik, järv, mis oleks kindlasti selline atraktiivne tõmbekeskusena ja võib-olla ka ettevõtluse poole nagu rakendada. Siis kodumajutus, kodutoitlustused, juba see kohvikute päev toimub, aga tegelikult seda võimalik edasi arendada ja väga lihtsate vahenditega, et tihtipeale inimestel ongi see hirm ettevõtluse sisenemiseks, et toob kaasa nagu mingi tohutu suure finantsanalüüsi ja võib-olla mingid lisakoormusi, inimesed kordavad seda. Aga just see loominkulaatori roll ongi neid hirme maha võtta ja võib-olla mingi valmis pakett inimestele välja pakkuda ja seda hirmu natuke nagu leevendada. Et kindlasti näeb kodumajutus ja kodutoitlustus on see pool, mis saaks Elva linnas veel areneda väga kaugele. Käsitöö kunst loomulikult, see on igas piirkonnas olemas ja on olemas ka Elvas. Aga just lähme nagu Elva potentsiaalne näeme pigem kogukondlikku ettevõtlust, jagatud majandust, mis on täna sellega tõusvasse trendina üles. Ja meie prognoos oleks küll, et kui loominkulaator Elvas käivitud, siis tõenäoliselt 10 ettevõtet aastas oleks täiesti võimalik turule tuua küll. Tõenäoliselt on nad kõik väiksed ettevõtted, 1-2 inimesega tööd anda, aga üle 2-3 aasta võib tekkida ka mõni suurem ettevõte või kasvupotentsiaaliga ettevõte. Ja inkubaatori tugiteenused ongi peamiselt sellise suure hinnavarju pakkumine nendele alustavatele ettevõtetele, et väga palju saab ära teha inkubaatorite ühisturunduseks, võrgustada neid inimesi erinevate teemade kaupa, nii-öelda laperdada, aidata neil siis erinevatel küsimustele vastuseid leida, võib-olla mingi valmis pakett lauale panna. Katusbränd on kindlasti väga oluline, et kas on siis aiandus, kodumajutus, Elva kunstkäsitöö seotud, mis siis nagu välja täpsemalt koorub, müügiüritused, erinevad laadad, aga ise väga palju müügiüritustel käia, siin kohapeal korraldada väga väljas käia ja erinevate e-müügikeskkondadega siis liituda või siis ka ise neid luua, kui tekib selline vajadus, et kodumajutuseks täna on väga palju rahvusvahelisi keskkondi olemas ja neid enam ise kindlasti looma ei pea. Aga võib-olla aiandusala on nagu oluline isegi, et mingi startup siin tekib, mis hakkab sellist rohevahetust, rohemüüki aedade vahel edendama ja sellest võib kasvada isegi midagi suuremat, kui ainult siin kohalik ettevõte. Aga väga traditsioonilised teenused samuti konsultatsioonid, nõustamine, mis on nagu hädavajalik. Ja selline kindlasti siin omakorda on üks fookus ka õpilasfirmadel, et kindlasti noortega koostöö, sealt siis tekib selline uus kasvulava. Ja kindlasti Elva potentsiaal on ka MTÜ-d, et neid täna sellise seltsingute näol juba päris palju on, aga tegelikult juba on ka samandi juriidilise vormi ja annavad paremini majandama. Natuke sellest inkubatsioonist, et 1-2 minutit, et inkubatsioon siis on suhteliselt klassikaline, et ta koosneb siis 2 etapist, eelinkubatsioon ja põhiinkubatsioon. Eelinkubatsioonist käib läbi tavaliselt rohkem pigem nagu siis äraisikuid, kes siis katsetavad, kas nende idee võiks olla ärikõlbulik või mitte, läbivad selleks konkreetse koolituse, individuaalse nõustamise, valmib äriplaan, nad saavad seda lasta hinnata, saavad seda kaitsta ja tegelikult selle äriplaaniga on võimalik, äriplaan saab olema sellises valmiduses, et ta on võimalik sinna turul juba küsides stardiabi, kas vastavalt töötukassast või siis EAS-ist tõutub siis, mis staatus eraisikul parasjagu on. Ja vähemalt Tartu näitel on 99% Tartus valminud äriplaanidest, et tegelikult said ka stardiabi, väga hea tasemel ette valmistatud. Ja peale seda on siis võimalik
eraisikuga otsustada, kas ta siis siseneb inkubaatorisse või mitte, ja ka inkubaatoril on võimalik otsustada, kas ta võtab selle eraisiku vastu või mitte, sõltub kui ambitsioonikas see mudel on, nagu kõrgel on siis see latt inkubaatoris seatud, ehk esimese aasta tuleb ikka võtta rohkem vastu võib-olla lati sisenejaid, aga hiljem tuleb seda latti pidevalt tõsta ja võtta vastu tõesti neid, kes siis on valmis töökoha looma ja võtta valmis hetkeks juba kasvama. Inkubaatoris on võimalik siis juba rakendada erinevaid sisemisi motivatsioonimudeleid, et ettevõte kindlasti ka kasvab, seda ei jääks toppama ühe koha peale. Ja vähemalt jälle meie kogemus ütleb, et kui konsultatsiooni ei ole igakuine ja kohustuslik, siis tegelikult seda ettevõtja ei võta ja tegelikult see jälle võib takistada mingis mõttes seda arengut, nii et Tartus oli vähemalt konsultatsioon kohustuslik, võrreldes teiste Eesti inkubaatorite, mis ei olnud. Tartu puhul see kindlasti oli ka üheks tugevuseks. Koolitused, mentorlus, ühisturundus, sotsiaalmeedias jälle, et igaüks üksi ei jõua ennast turundada, aga inkubaator suunab ära teha selle eeltöö, rääkida nendest ettevõtete headest näidetest, headest case'idest, jälle tuua üks teine toode sotsiaalmeedias välja ja nii edasi, nii et kuni ekspordi toetust neid välja sõltub, kui ambitsioonikas on inkubaatori kontseptsioon siin koha peal ja kui ambitsioonikas on need ettevõtted, kes sinna sisenevad. Ja see, mis meil täna ees ootab, on siis sellel ei ole väga head eestikeelset tõlget, on deep cultural mapping, ehk siis võetakse see kohalik kultuur, tänaskultuur tihti lahti, vaadatakse, mis siis konkreetselt koha peal täna on sellist, mida on võimalik siis ettevõtlusega segada ja mis ettevõttes vorm selle baasilt on võimalik välja tuua ja millised peaksid olema need teenused, mis siis sisenevad ettevõtted peaksid endast andma, et nad siis annavad välja turismile ja tekitaksid uusi töökohti. Ja vähemalt minu kogemus ütleb küll, et kui luua õiged tingimused, siis tegelikult algab loodetud areng, et ükskõik kui väike või suur või see koht on või kui vähe või kui palju seal loojaid on, et tegelikult kui tingimused luua, siis saab see teenus ka areneda. Et minu poolt oleks ette kõik ja hea meelega vastaks küsimustele või tahate midagi rohkem lahti, siis kindlasti andma. Aitäh! Ja alustame küsimustega. Ühe seda toosin, et me saan aru, et praegu oleme natuke takerdunud ühe probleemiga juurde, kus Siseministeeriumi konkreetne meede, kus on plaanis toetust küsida, on omavahel takerdunud riiklapi temaatika otsa ja hetkel on justkui inkubaatoritele toetusprotsent ainult 25 selle määruse järgi, aga Siseministeerium on hetkel seda konkreetse tegevussuunda üle vaatamas ja see ametlik vastus peaks tulema ilmselt on juuli alguseni +2, et kas siis augusti keskpaigaks või kuskil seal, nii et siis on teada, kui suur saab olema konkreetse meetme all toetusprotsent, et hetkel on ta 25 paraku ainult, aga see ei peaks nii olema, sest Kultuuriministeeriumi loomemajanduse meetme osas suutis seda toetusprotsendi 85 peale saada ja need hitid on seal olemas, Siseministeerium ka teab neist, nii et hetkel on siis vaatavad korraks selle tegevussuunale üle ja siis tõenäoliselt augusti keskpäevaks on teada, kui suur saab olema selle meetme puhul see toetusprotsent. Veel kord aitäh, et kas on küsimusi seoses loovkeskusega? Palun. Nii palju, et paari nädala tagune info oli see, et kaasrahastus riigi poolt ainult 25% sellisel juhul lööks ümber igasugused ideaalid, mida Elvan seadnud. Kus see nii segadus siis on tekkinud korraga 85? Oskate nii koos? Ma ei oska täpselt seda, see riiklik temaatika on pisut selline keeruline, et kuna Euroopa Liidus on väljatud selline mõiste, et suurettevõtted saavad ainult 25% toetust ja suurettevõtted on kõik need ettevõtted, kus on ka sees kohaliku omavalitsuse poolt antud sisendi raha, siis Elva linnavalitsus on automaatselt selle mõiste suurettevõtted, et selle pärast. Et tegelikult ei ole suurettevõtja ja tegelikult peaks see olema 85%. Ma arvan, et see arusaamudus tuleb sellest ministeeriumi endale väga lahe. Seal ma kommenteeriks seda juurde, et see määrus on veebruarikuus 2015, kus on need tabel ja seletuskiri andnud ja seal on väikeettevõtte, keskmine ettevõtte, suurettevõtte ehk siis 25, 35, 45%, et 85 saab ikkagi kuskilt paista. Selle on see seletuskiri.
Keit Peeter. 3 küsimust tuleks, et ma ei tea, kas ma sain õieti aru, et see slaid, kus olid need rahad. Küsimus on see, et kui vaatame investeeringute poolt, siis ilm oli 383 ja siis kokku oli teil 1,22 suurusjärgus, et ikkagi kuskil 15-20% ongi tegelikult, muidugi Tartu linn on ka investeerinud seda omafinantseerinud, kui vaadata proportsiooni, siis see peaks olema niimoodi, et kui ütleme, see on õnnestunud projekt, siis omafinantseering võiks ollagi 15%, selle mudeli järgi umbes suurusjärgus on niimoodi. Ja järelikult siis, kuidas te hindate, kas kui see omafinantseering siis oleks nagu teistpidi, mis praegu ministeeriumi poolt, siis see tegelikult investeeringu mõttes see muutub ebarealistlikuks. Teine küsimus on see, et ütlesite, et seal oli tõite ära ka need ettevõtluses loodud töökohad ja siis firmad. Kui pika aja jooksul, olete jälginud mingi 3-5 aastat, kui pikad nad jätkusuutlikud on, et kui palju siis eks on ikka midagi teha ei ole, ettevõtlus on ettevõtlus ja pankrot on kahjuks majandamise viisidest, et kuidas see jätkusuutlikkusega on? Et tegelikult ettevõtete jätkusuutlikkust nii EAS kui ka Tartu Looduskeskus mõlemad monitoorivad ja hetkel see protsent on kuskil 85, kes tegutsevad mis perioodid on? Peale 5 aastat. Väga hea. Ja palun, Reimar. Et mul oli siiamaani, ma olen see loomemajandus lihtsalt olnud nagu intuitiivselt aru saada mõiste ja ma ei ole süvenenud, et mul natuke üllatav oli, et seal toetatavad valdkonnad hõlmab sellist asja nagu kodumajutus, aiandus, kui lai see valdkond siis tegelikult on. Milliseid ettevõtluse vorme siis seal kõik? Klassikaliselt on muidugi loomemajanduse valdkond ära defineeritud 11 alavaldkonna raames. Kodumajutust otseselt seal sees ei ole, aga loomeinkubaatoris on võimalik ikkagi loovalt asjadele läheneda ja seda kodumajutust näiteks mitte nagu eraldi võib-olla ettevõtlusliigina välja tuua, vaid just selle läbi IT-rakendust, et näiteks läbi IT-võimaluste kodumajutustele anda võimalust planeeringuteks, tuua seda teise mõõtmaks. Sisuliselt siis peaaegu iga väike vorm, mis sisaldab mingi disaini elemendi, mingisuguse tegelikult see on IT-arendusele lähenemist ja eks see peab natuke laiemalt vaatama, et ei saa siin väga spetsialiseerida ja kunstikäside peale tuleb natuke laiemalt vaatama. See kogukondlik mõõd on tegelikult siin nagu väga hea, et tegelikult on kasvanud trend ka maal, kogukonna põhised ettevõtted, just väiksed ettevõtted, kes koonduvad mingit katuste alla või mingit IT-rakenduste alla, tegelikult saavad nagu läbi tegelikult hakkama, on täna täiesti iga päev. Te ütlesite, et inkubatsiooniteenus kui selline töötab siis, kui kõige õigemad tingimused luua. Et ma küsiksin, et millised on need tingimused või investeeringud, mida Elva linn peaks looma, et kas see tähendab kultuurikeskuse juurdeehitust või millised need ideaalsed tingimused on, mida loomettevõtted vajaksid? See tegelikult natuke nagu välja kooruma ka sellest deep cultural mappingust, et aru saada, mis on tegelikult nende konkreetsete inimeste vajadus, kes siin täna tegutsevad, et kas neil on mingid asjad puudu, mida see inkubaator saaks nagu ära lahendada või vaadata natuke laiemalt, kas täna on võimalik kuidagi väljastavad siia kedagi meelitada ettevõtteid looma, mida nende jaoks nagu saaks pakkuda. Et tegelikult see vajadus peaks tulema seal ja jälle ma tuleks korraks tagasi nagu Tartu Looduskeskuse loomisetapi juurde. Et ka siis oli küsimus, et kas peaks kuidagi Tartus spetsialiseeruma, valima välja 1-2 eelisarendatavat loomevaldkonda, mida nagu siis kuidagi eelisarendada. Ja me kutsusime teie, et võtame kõiki võrdselt ja isegi kõige, mis me läbi ulatuslikult võtta analüüsid kõikide loomevaldkondade kohta, eraldi kirjandus, muusika, teater, film. Ja näiteks kõige kehvema tulemuse sai üldse film, et kõige nõrgem valdkond ei olnud seal ei tugiteenuseid, ei olnud vastavat huviharidust linnas, filmivaldkonnas ja ei olnud filmitegijaid ja kuidagi nagu panime siis selle valdkonna algul kõrvale. Aga ühel hetkel, kui me suutsime teised juba käima lükata, võtsime siiski selle filmivaldkonna nagu ette juba ja küsisime, et mida me saaksime teiaks ära teha, kus on see tegi väikest, me saaksime ära teha. Ja samm-sammult on kasvanud täna välja see, et Tartu linna üks loomemajanduslikke prioriteeti ongi film, juba tegelikult ongi loodud filmifond, mis meelitab kohale filmitegijaid ja ka rahvusvahelisi filmitegijaid. On juba väga hea näidata Suppina Salaseltsi näol, mis tegelikult võeti üles
ja millele linn juba, mida linn tegelikult praegu käsitles investeeringuprojektina ja kohe väisti, et Tartusse rajatakse ka esimene Eesti linnipabila, nii et ma ei paneks nagu ühtegi täna. Seega praegu nagu ei ole sellist kindlat investeeringute plaani sellesse taristusse või võib-olla nii või teisiti või midagi kolmandat? No, meil on muidugi investeeringute raam on ikkagi nii palju ees, et Elva linn on tellinud projekti kultuurikeskuse renoveerimiseks ja sellest projektist konkreetselt täna nagu lähtume, püüame selle inkubatsioonikeskuse sinna sisse istutada. Aga jah, konkreetselt täna hetkel ei ole me seda mappingut tehtud, et mis investeeringud seal peaksid olema. Ma mõtlen, et kas on tehnoloogia või mingi muu selline investeeringu osa. Aga samas jälle, kui lähtuda sellest inkubaatori loogikast, siis tegelikult on ka võib-olla mõistlikum neid ettevõtteid nõnda välja koolitada, et nad ise saaksid oma starditoetust abil kõige vajalikum investeeringu ise ja lihtsalt olla siis selles ühise katsuse all, ühises keskkonnas. Nad saavad selle tegutsemisjulguse ja tahtavad ise seda sama, et siis oma vajalik investeering ära teha. Selge, aga veel üks täpsustav küsimus, et kas see kultuurimaja renoveerimine siis tagaks sellise esimese faasi ühise katuse näol ja jätkuinvesteering on nagu vajalik lisaks sellele, sõltuvalt sellest, millist suunda siis arendama hakata? No ma siiski arvan, et tegelikult see jätkuinvesteeringu efekt võib-olla koorub välja 4-5 aasta jooksul ja võimalik, et seda on võimalik katta ära ka koos ettevõtjate ja rendiga. Et küsimus on, kas tuleb välja investeeringuid, ma arvan, et ei tule, et sellest kultuurikeskusest nagu piisab, et see inkubatsioonikeskus käib. Selgelt. Aitäh. Peeter Laasik. Ma tahtsin veel küsida, et eelnevalt jätuks, et Tartus neid loomajanduskeskuses üks, et tema on selline, ütleme, selgelt väljendunud struktuur ja nii edasi, aga eks nagu siin viidati kaheks Suhklinna selts ja nii edasi, et sellised on palju pähe, aga ikkagi Tartu linn on saadud elanikkonna suuri järgmine. Üks selline keskus ja nagu ma aru saan, suutnud küllaldaselt töid organiseerida. Kui vaatame siin Elvasse, siis meil on siin natukene alla 6000. Mis teie kultuuriinimese ja kultuurivaldkonnas töötanud ametnikuna arvate, et see proportsioonid, et siin on küsimuse mõte selles, et kui Tartus on 100 000 enam või 6000, kas me kogu neid asju peame siis vastavalt vähendama või on potentsiaali Elvas rohkem, kui vaadata elanikkonna põhiselt? Mina arvan, et ambitsiooniga tasub alati mõelda ja tegelikult Elva on nii tore koht elamiseks, olemiseks, et tegelikult miks mitte läbi selliste investeeringute ja uute projektide ja uute mõtete siia ka lisaelanike juurde meelitada või vähemalt neid inimesi, kes tahavad siin ettevõtlusega tegeleda. Et kui vaadata vaidset elanikkonda, siis jälle tuues kõrvale Mooste, Viinistu, Naissaare, siis seal elanik on küll väiksem. Ja mul on endal hetkel üks päris huvitav projekt käsil, et Varne külastus on 100 inimest püsielanikuna. Käivitasime eelmisel aastal suvegalerii ja mis oli väga spetsiifiliselt just selle üles ehitatud, et inimesed peaksidki välja tulema linnadest ja jõudsin üles mingid mõnevad paigad ja jõudsin saama kultuurielamise ja see galerii suutis eelmisel aastal 2 kuuga tuua rohkem külastajaid kui Tartu ja Tallinna galerii suurteks linnades. Ja sel aastal on külalisrekordid juba ka eelmise aasta rekordid purustatud, nii et tegelikult see koht ei tähenda midagi, selle koha on atraktiivsuse loovad inimesed, kes on tegutsevad, nii et ma ei ütleks, et sõnum on, et ütleme õiged inimesed, nagu te enne võtsite. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Et tänan Raudo Raskinit põhjaliku ettekande eest ja siin on millele kindlasti volinikel mõelda edaspidi. Aga suur tänu veel kord. Ja läheme edasi volikogu istungiga. Volikogu istungi juurde õigemini.